ball. Famous, so famous, number one, desirable. I do what I want, when I want, and how I want it. Leave you with the one in the air, that's how I roll. I got tons of soul, I'm a true collectible. Famous, so famous, number one, desirable. I do what I want, when I want, and how I want it. Ahoi. Ausad naised podcast on siin. Elis on jõudnud ruumidesse ja tahtsin öelda rõõmusõnumit, et suvi on kätte jõudnud, aga tänane hommik on just mingi pilvine, jälle vihmane ja ma olen lihtsalt selles suvehootuses endiselt, nii et vaatame, kuidas sellega läheb. Mina endiselt teen saateid edasi ja järjekordselt on mul väga äge külaline tulnud mulle saatesse. Nimelt mul on külla tulnud Marit, kes on rännakupraktik ja enesekaastunde praktik ja ta toetab siis inimesi sisemistele rännakutel, aidates neil jõuda lähemale oma sisemisele selgusele ja rahule. Nii et tere sulle, Marit! Tere, Elis! Rõõm on olla siin. Mul on ka väga tore, et sa said tulla. Me oleme varasemalt juba ühendunud, said mulle teha seda rännaku meetodit minu jaoks. See kuidagi avas nii palju nagu kohti, et mida me saame siin täna ka siis arutada. Aga ma võib-olla kõigepealt siis küsikski, et mis on võib-olla täna see, mis sind tõukas ennast jagama ja saatesse üldse tulema. Et ma tean, et sa mainisid ka seda, et sul oli mingisugune väljakutsuv aasta periood 2023-2024, et kus sa pidid väga palju hirmudega silmitsi seisma, et jaga võib-olla lähemalt, mis see on olnud sinu jaoks see periood, kuidas sa seda läbi elasid? Et sukeldume kohe sügavale. Okay. Just. Ja mis mind tõukas siia tulema, see oli hästi huvitav selline jutumärkides kokkusattumus, sest et muidugi kokkusattumus ei olnud kindlasti, see oli lihtsalt selline jumalik sünkroonsus, et paar nädalat või nädal enne seda, kui sa mulle selle kutse saatsid, mis tuli mulle täiesti üllatusena, olin ma tundnud enda sees, et nüüd on aeg jagada võib-olla seda, mis väljakutsest ma ise läbi läksin, mis oli tõesti minu elu kõige raskem periood, ma arvan. Ei olegi varem olnud sellist. Ja hästi paljud hirmud tulid üles ja ma hakkasin väga intensiivselt lahendusi ka otsima. Ja ma tundsin, et ma leidsin need lahendused enda jaoks või olen leidnud ja et on aeg võib-olla jagada seda, et võib-olla kedagi inspireerib, kes on ka praegu mingis raskes kohas. Et tegelikult meil on ju ühiskonnas päris palju hirmuenergiat üleval olnud. No praegu just eriti ju, et küll sõda, küll rahahirmud, küll kõik muud, et et alates COVIDist see sai alguse, on ju selline suurem laine 2020, mis tollel hetkel ma tundsin, et mind nagu sellel hetkel ei puudutanud, ma jäin täiesti rahulikuks, mul oli hästi huvitav jälgida seda hirmupaanikat, mis üleval oli. Kui tuli Ukraina sõda, siis samamoodi nagu see oli šokk, aga ma ei läinud väga sügavasse kuidagi ärevusse, hirmu nagu tunnetesse sellel hetkel. Ja siis ma arvan, et universum mõtles, et okei, et kuidas me selle Mariti siis nüüd lahti muugime, on ju. Ja siis 2022 lõpus lihtsalt sattusin kuulama mingeid ennustusi, nagu ikka aasta lõpus tehakse. Ma ei ole üldse selline inimene, kes kuulab neid muidu, aga need sattusid mulle kuidagi ette vist 3 erinevast allikast ja kõik nad kuidagi viitasid sellele, et mingi katastroofiline tähtede seis on. Ja veel kord on ju, ma ei ole üldse mingi selline väga olnud kuidagi mingi tähtede seisu jälgija, on ju. Aga see tõukas mind küll sellesse kohta sellel hetkel, et appi, mis nüüd juhtuma hakkab, sest et ilmselt nagu need hirmud juba olid üleval, aga ma olin kuidagi võib-olla need nii ära peitnud või ma ei tea, et lihtsalt oli vaja, ma arvan, mul ka see kogemus kätte saada, mis paljudel inimestel siin on olnud. Ja siis ma elasin päris pikalt sellises hirmus, milles ma olin täiesti veendunud, hirm tundub reaalne, kui sa oled selles uskumuses sees. Ja ma olin täiesti veendunud, et midagi halba juhtub.
ja minu meelest kõige kohutavamaks tegi selle olukorra see, et ma isegi ei teadnud, mis see on, milleks valmistuda. COVID valmistume selleks, et nagu kaitseme enda tervist, sõda valmistume, ma ei tea, põgenemiseks või varude kogumiseks on ju, ma olin, et ma ei tea nagu, mis võib juhtuda, ma ei tea, äkki internet läheb ära, kogu meie elu on internetile üles ehitatud ja kõik need, see teadmatus oligi nagu kõige raskem koht. Ja siis ma olin seal alguses vist 2 nädalat, ma käisin lihtsalt ärevusega ringi ja kuni ma lõpuks sain aru, et nagu ma ei jaksa niimoodi, et mis siin tegelikult on. See lihtsalt tõi mingi asja pinnale, aga ma ei vaadanud sinna sügavalt sisse. Ja siis ma ühel hetkel lihtsalt istusin köögis fliidi äärde maha tooli peale ja mõtlesin, et mis siin on. Ja läksin läbi oma emotsioonikihtidest, mida ma olen õppinud rännakus tegema ja ma kohtusin nagu hästi suure abituse tundega. Ja nutsin seal lahinal, mul on 2 väikest last, just et see, et ma nagu, kui midagi peaks juhtuma, kas ma suudan neid kaitsta. Endal, ma arvan, mul on olnud terve elu mingi füüsilise kannatuse hirm, eks, et kui üks hetk, mina tulen toime, aga see, et kui ma peaksin nägema oma lapsi midagi kogemas või ja isegi ei tea, mis see on, mis võib tulla, et see oli nagu hästi ränk koht ja kestis päris pikalt. Ühesõnaga, sa said sellise surmahirmuga sees kontakti ka? Ma ei ütleks selle kohta surmahirm, sellepärast, et mul nagu otseselt surmahirmu ei ole. Mul on pigem see, et hirm selles nagu mingi kannatuse ees või see, et kui ma veel elus olen nagu selles kehas, siis et ma pean kannatama, selline hirm oli mul. Mitte see, et kui ma ära suren, siis ma tean, et minu jaoks on see teadmine, et ma tean, et siis see ei ole lõpp. Ja ma seda surma otseselt nagu ei kartnud, aga pigem mingit nagu kannatust või valu, et see oli minu see hirm. Aga siis sa kogesidki selle siis nüüd nii-öelda sügavalt läbi, nagu läksid sellest läbi siis sellest hirmust? See oli hästi pikk protsess tegelikult. Esimene samm oli see, et ma tegin seda, mida ma olen õppinud tegema ja mis tavaliselt päris hästi aitab see, et ma tunnen oma tunded lõpuni. Et istusingi sellega ja kuna ma sain aru, et ma tundsin seal lõpuni, aga ta jäi püsima ja ta tuli ikka tagasi, sain aru, et siin on nagu midagi muud ka vaja teha ja mis oli tegelikult raske alguses ka, oli see, et ma ei saanud sellest kellelegi rääkida. Ma arvasin, et ma ei saa sellest kellelegi rääkida. Ma arvasin, et ma näen oma sugulasi viimaseid kordi, kui me kohtusime, ma tundsin, et ma ei saa neile rääkida, nad peavad mind hulluks või siis tõmbama neis hirmu üles, eks. Et mul oli see hästi suur hirm nakatada teisi oma hirmuga, et siis ei ole lihtsalt mina see, kes on ärevil, vaid siis on kõik ärevil ja see loob olukorra veel hullemaks. Aga siis ma sain aru, et ma pean ilmselt rääkima sellest kellegagi ja õnneks ma olen vedanud, meil on hästi tore, super rännakupraktikute kogukond ja ma otsustasin, et ma pean abi küsima, mis on minu jaoks ka olnud päris keeruline, mitte teadlikult, aga ma alateadlikult see abi küsimine on olnud hästi keeruline, aga siis ma kutsusin kokku, kuna meil on teistest kaugel, on ju maal, siis me tegime Zoomi miitingu, et lihtsalt sellise, et saame kokku, jagame, kuidas kellelgi läheb, nagu kutsusin ise selle grupi kokku, on ju, mitte ei oodanud, et keegi tuleb ja küsib mult, kuidas mul läheb, on ju, et minu jaoks oli vaja teha see ise see samm, seda abi otsida. Ja see oli esimene koht, kus ma tundsin sellist toetust, et ma ei pea sellega üksi olema, et ma olen nähtud, ma olen mõistetud ja et neis ei tekkinudki seda sama hirmu, mis minus oli, et kuidagi sain lihtsalt lubada endal olla selles, kus ma olen selles kohas. Ja siis loomulikult tegin rännakuid sellel teemal, sealt tuli ka huvitavaid asju, see abi küsimise teema, et kuna ma tundsin lapsena, et mul ei olnud kuskilt abi küsida, siis ma muutsin selle mustri ära selle rännaku käigus. Et ma arvan tänaseks, mul on oluliselt lihtsam seda abi küsimist teha ja teada tegelikult, et see abi on olemas. Et see oli nagu see teine hästi oluline samm ja vahel tõesti võib tunduda, et meil ei ole kelleltki abi küsida, aga tegelikult me saame abi küsida ka universumilt, elult, teejuhtidelt, kes iganes mida usub.
ja siis need abiväed nii-öelda saabuvad või need tulevad mingite inimeste või mingite olukordade või mingite väikeste nagu märkide näol mingite mingi aja tagant nagu, et kui sa oled nagu selle abi nagu küsinud, pannud õhku, et siis see hakkab nagu kooruma välja see abi sinu jaoks kuidagi. Jaa, just sa oled ka seda kogenud järelikult, on ju, jaa, et kui see tõesti tuleb see palve südamest, no mina nimetan neid selliseid hetki nagu see vannitoa põrandal maas abi kutsumine, on ju. Jah, ma olin köögipõrandal. Jah, ma olin ka tegelikult köögipõrandal. Tahtsin just täpsustada. Aga jah, et see ongi nagu see koht, et okei, tõesti, ma alistan, ma annan alla, mina enam ei tea, kuidas sellega hakkama saada, ma palun abi. Ja lihtsalt avatud olemine ja see abi hakkas tulema, see ei tulnud nagu üleöö, võib-olla kohe ei olnud niimoodi, et järgmine hommik ärkan üles ja kõik on lahendatud. Aga kui see abi nagu tuli, kuidas siis nagu seda vastu oli võtta? Kas siis tekkisid ka mingisugused nagu ebamugavuse tunded või siuke, et ei tahaks nagu, ei tohiks või ma ei tea, mis nagu mõtted sul tekkisid? Kui see on olnud nagu varasemalt ebamugav, vaata. Ma arvan, mul selles kohas ei olnud, see abi tuli tõesti hästi paljudel erinevatel viisidel, kas või läbi selle, et mingid inimesed sattusid mu feedi, kuidas ma leidsin selle enesekaastunde ja compassion key juurde, on ju täiesti juhuslikult, võtsin, okei, see on nagu, lihtsalt tunne oli õige, tegin kohe selle otsuse ära, et osalen ühel sündmusel ja siis nagu võtsin seda abi niimoodi vastu ja ma arvan, et selle koha pealt ei olnud enam raske seda abi vastu võtta. Kõige raskem on see, et sa teed ennast haavatavaks. Minu jaoks on olnud see, et ma teen haavatavaks ja küsin ja näitan, et mul ei ole kõik hästi. Muidu oled nagu harjunud, et näitama, et kõik on mul hästi, aga tegelikult ei ole. Jah, või siis lihtsalt nagu mitte isegi näitama, et kõik on hästi, aga vähemalt mitte rääkima sellest, et kui on raske. Arvan, paljud teevad seda. Ja. Kas sa jõudsid endale nagu selgusele ka, et kus see on tulnud? See abi küsimuse? Jah, nagu see, et see on nagu ebamugav ja et sellest ei räägi, kui on halb. No see on hästi selline levinud uskumus, on ju, et kui ma midagi küsin, siis ma jään võlgu. Võlgu ei tohi jääda, siis mul oli uskumus, et kui ma räägin teistele ja teised nagu näevad mind sellisena, aga kui mina juba muutun, nemad ikka mind veel näevad sellisena, et siis nagu hoiavad mind kuidagi sellest oma selle vaatleja efektiga nii-öelda kinni, on ju. Et ma ei tahtnud, et keegi näeb mind ohvrina. Ma tundsin, et see nagu ei mõju mulle hästi, et see nagu oli üks uskumus, miks ma ei tahtnud abi küsida. Midagi oli veel, ilmselt see, et mul nagu ei ole kuskilt küsida, sest ma tundsin, et nagu see on selline olukord, kes mind saab aidata, kes saab kaitsta selle eest, et mis juhtuma hakkab, on ju. Et see uskumus. Aga see oli jälle nagu vaadates nagu tulevikku, on ju. Et midagi tulevikus võib tulla, mitte nagu olla siin ja praegu, sest et seda pole veel juhtunud, on ju. Et see on ka, kuidas see hirm nagu kikib sisse just nagu läbi mineviku ja tuleviku tegelikult. Ja mina jõudsin selleni ka, et need hirmud on meil kõik minevikust pärit. Sest ma hakkasin vaatama neid tundemustreid, et see sama hirm, et midagi halba võib juhtuda. Ma mäletan seda perioodi, kui oli 1998-99. Ma olin midagi teismelise eas, midagi sellist. Ja siis oli see, et aasta 2000 tuleb ja oli see, et midagi võib juhtuda. Kuidagi õhus oli see, et me ei tea, mis juhtub arvutitega või ma ei tea. Väga huvitav, praegu märkan jälle mingi arvutid ja enne oli ka see interneti hirm, midagi internet kaob ära, see oli, et mingi ma mäletan lihtsalt seda, et see ikka, et oli, et me ei tea, et äkki arvutid lähevad lolliks, sest siis olid juba olemas poes kassad ja mis kõik veel on ju. Ja ma arvan, et muudes kohtades ka mul oli hästi palju elus seda, et kellegagi võib midagi juhtuda, pereliikmetega, seda hirm oli ka, ehk see hirm tegelikult oli seal vanast ajast sees. Ja sellepärast ma ütlengi, et universum ütles, et kuidas me selle Maritinid lahti muugime, et ta saaks need kohad enda sees ära tervendada või lahti lasta nendest, kuidas me tahame nimetada seda, mis seal sees nii olemas olid. Täna sa nagu tunned, et need on nüüd tehtud? Ma ei saa nagu öelda, et ma üldse elus hirmu ei tunne, ikka ta võib vahepeal pead näidata, aga nüüd ma tean, kuidas sellele
paremini läheneda niimoodi, et ma ei loo seda ise juurde, sest hästi lihtne on sellesse hirmu kinni jääda ja võtta seda hästi tõesena. Ja kui me jääme kinni, siis me loomegi läbi enda mõtete kogu aeg juurde ja oleme selles nagu seisundis hirmu foonis nii-öelda. Aga hirmu vastand on rahu, et kuidas luua seda rahu seisundit siis rohkem endasse. Sest rahu on meie tegelik olemas. Okei, ma alustan võib-olla sealt maalt, et kui ma õigemini jätkan sealt maalt, et kui ma selle abipalve välja saatsin, siis hakkasid mingid uued meetodid ka minuni jõudma. Et üks sõbranna, keda ma ei olnud aastaid näinud, järsku võttis ühendust, ja tuli külla ja siis tegi mulle energiatööd, mida ma ei olnud varem nagu sellisel kujul kogenud, mis oli hästi huvitav, et see nagu avardas mu maailmapilti, et niimoodi saab ka sellele läheneda. Siis mõnda aega hiljem, võib-olla pool aastat hiljem sellest sattuski mulle see Compassion Key sündmuse või sellise veebi event oli. Sattus mulle ette ja siis ma tundsin kohe, et see on õige ja siis ma osalesin sellel peaaegu tasuta sündmusel, vist mingi $10 maksin selle eest äkki. Ja ma tundsin, et vau, et see toimis kuidagi väga huvitavalt. Ma ei plaaninud ühtegi uut asja õppima hakata ja ma tundsin, et mul isegi ei ole ressursse selle jaoks, aega, raha, mida iganes. Aga ma tajusin, et see üks event muukis midagi mu sees niimoodi lahti läbi selle enese kaastunde. Nagu midagi oli lahustunud ja ma teadsin, et okei, ma pean sellega süvitsi rohkem minema ja et kui universum mulle selle siia tee peale lükkas ja andis, et küll siis tulevad ka vahendid ja võimalused ja täpselt nii oligi, et need vahendid tulid, kuigi ma ette ei teadnud, et kuidas ma seda kõike tasuma hakkan ja nii edasi, et ma nagu usaldasin seda kutset ja ma arvan, et sellel, kes iganes sellel sellisel teekonnal on, kus ta on raskuses või ei pea tingimata raskuses olema, aga just hästi oluline on see, et sa kuulad oma seda tunnet, mis tundub sulle õige, millise inimese poole sind tõmbab, mis nagu kutsub sind selles hetkes, et sa usaldad seda, sest tänapäeval on meil neid meetodeid ja vahendeid nagu nii tohutult palju. No sinna võibki ära uppuda, et kui sa seal kohas ka nagu ei kuula iseennast, siis sa kuulad oma mõistust ja mõistus võib sind ka viia vahest valladele teedele, et siis sa oled jälle kuidagi nagu trapis, nagu niimoodi. Jah, et neid meetodeid on palju ja sa ühes vestluses ütlesid ka, et seda infot on tänapäeval hästi palju, on ju. Et mis siis nagu see õige on ja minul on selline tunne, et meil ongi maailm selliseks läinud seda info üleküllust ja meetodite üleküllust ja selleks, et me õpiksime oma südant kuulama. Kui meil oleks ainult siin üks või kaks asja ees, on ju, hästi lihtne, ma ei pea ise midagi tunnetama, otsustama, mul on see või see valik. Aga nüüd on see ja selle tehisintellektiga ka kaasanud see, on ju, mis on tõde, mis ei ole. See tegelikult, et AI-ga saab nii palju reaalseid asju tänapäeval teha, et see on täiesti crazy, eks. Ja just, et see nagu õppides ta oma tõde tunnetama, et okei, ma märkan seda oma intuitsiooni, kas see tundub õige, kas ei tundu, kuhu mind tõmbab, on ju, et järgida just seda oma südamekutset, sest hing või vaim juhatab meid kogu aeg, on ju, et tahab, et me areneksime, ta tahab meid aidata, aga vahel me oleme nii kinni selles, et kuidas varem on olnud või mis mõistus ütleb, et või et näed, sõbrale toimis see, et ma lähen proovin ka seda. Ja sellepärast, kui mul vahel küsitakse ka, et millise rännakupraktiku või terapeudi juurde sa soovitad minna, ma ütlen, et võta veeb lahti, vaata pilti, loe tutvustust, kui on video, vaata videot, et nagu kes sind puudutab, et mine selle juurde. Ma lugesin sinu kodulehekülge ja neid erinevaid postitusi ja nad on kõik tõesti väga-väga head, kus ma saan ise ka nagu inspiratsiooni, et tõesti nagu igasse sellisesse madalseisu, mis su elus on, et või mis üks nagu madalasse emotsiooni või tundesse panna nagu tükike kaastunnet nagu sisse ja juba nagu tegelikult see enesetunne on natuke parem.
ja et tegelikult me jõuamegi selle ringiga tagasi selle eelmise küsimuse juurde, selle rahu juurde, et kuidas selle rahusse jõuda. Et üks oluline komponent minu jaoks on olnud enesekaastunne. Ja ma tean, et eesti keeles sellel võib olla natukene veider selline hõng, nagu mingi enesehaletsus või midagi sellist. Minu jaoks ei ole seda. Me võime võtta selle sanskriti-keelse sõna karu, nagu eesti keeles karu on ju, tähendab kannatust ja karuna tähendab, et see nagu tunned kaasa selles mõttes, et sa näed selle, nagu võtame teise inimesega seoses, et sa näed tema kannatust ja sul on soov seda leevendada. Aga mitte see, et ma pean nagu koos kannatama või haletsema, vaid lihtsalt nagu sellise läbi armastuse või mõistmise. Ja see enesekaastunne on selline huvitav asi, mis ma olin sellest varem juba kuulnud, aga see ei tundunud väga seksikas asi, mida uurida või õppida. Võib-olla oligi see kuidagi selle sõna energia seal midagi sellist, on ju. Aga kui ma sain ise kogeda, mida see tegelikult tähendab, kui me oleme endaga kaastundlikud ja kui palju toetavam ja tervendavam on see ja milline nagu vägi sellel on, siis ma saan aru, et see ei ole ilma asjata seal budismis üks põhitõdesid, see loving compassion, armastav kaastunne. Ja see, mida mina siis reaalselt kogesin, oligi see, et kui ma sain nagu, kas ma ütlen seda, mingid osad minust on kogenud valu ja on teine osa minust, kes näeb ja mõistab seda. Ja need osad, kes siis on seda valu kogenud või on parasjagu mingis kannatuses või valus, siis see on see tunne, et ma ei ole üksinda, ma olen nähtud, on ju. See võib-olla natuke kõlab skisofreeniliselt, on ju, et nagu kaks osa minus, aga meil kõigil on need erinevad osad siin sees, need eluterved ja rõõmsad lapsed ja siis need, kes on valu kogenud ja sellised teistsugused osad. Ja jah, et kui nagu lihtsalt olla nähtud ja kuuldud, kui keegi, need on see on see oma hääl, mis ütleb sulle, et mul on nii kahju, et sul on valus. Mul on nii kahju, et siin ei ole turvaline. Mul on nii kahju, et sa oled abitu. Vaata, see saab ka nagu ainult tulla su sisse siis, kui automaatselt see saab tulla siis, kui seda on ka nagu sulle nagu öeldud või see kodukeskkond, kus sa kasvasid, ongi nagu olnud selline hästi kaastundlik ja mõistav, aga tihtipeale, miks me oleme siis enda piitsutajad ja miks me siis ütleme endale halvasti, kui me oleme halvas kohas ja me ei tohiks justkui nii tunda ja nii edasi, ongi just see, et seda kaastundet ei ole olnud seal ja nüüd siis õppida seda uuesti on selles mõttes väljakutsuv, aga samas on nii nagu tõesti vabastav. Ja, et see ongi harjumus, mida tuleb õppida. Meie vanematele samamoodi tõenäoliselt lapsena keegi ei andnud seda ja need lihtsalt ei osanud meile anda ja nendele ka omakorda, et kuskil see kaastunne nagu läks kaduma mingil põhjusel. Ja nüüd ongi see, et kui me ei tee neid muutusi oma elus, ei muuda seda sisekõnet enne, kui see ei lähe piisavalt valusaks. Enamasti, on ka erandeid, aga enamasti meil peab olema piisavalt valus, et mingit muutust teha, sest me oleme nii kinni oma selles oma programmeeringuseks. Ja me ei pea ju kogu seda tõde pimesi omaks võtma, vaid lihtsalt võib katsetada, et mis tunne see on, kui ma olen endaga kaastundlik. Hästi hea raamat, millest alustada, on see Kristin Neffi enesekaastunne, sa vist oled lugenud seda? Jaa, ma olen tõesti seda lugenud ja see on üks raamat, mida ma nagu soovitan väga-väga paljudel inimestel lugeda, kellel on enesearmastus, tunneb, et tahaks seal veel nagu kasvada ja endas nagu seda tunnet nagu tekitada, siis see oli tunne, ma tegin neid praktikaid seal raamatu siseselt ja seal ma sain niisuguse esimese tunde, niisuguse sooja tunde oma südames. Ja siin rinnaku piirkonnas ma mäletan, et siis ma sain aru, et see on see tunne, mida ma nagu olen igatsenud või nagu tahan tunda. Ja sa tõid hästi hea pointi, et ei piisa ainult sellest, kui me loeme seda teooriat, vaid selleks, et seda kogemust saada, on vaja praktiseerida. Sest me oleme tegelikult energeetiline nii-öelda being, olevus,
me saame nagu enda energiatega tegelikult ju luua asju ja nagu tundeid ja seisundeid, nii et kindlasti tasub nagu katsetada ja proovida, et see on tegelikult tulemustoov. Aga on veel mingid põhjuseid, miks me jääme kinni oma nagu mingitesse tunnetesse, et hästi palju on ju seda ka, et me oleme elus kogenud sellist pettumise, ebaõnnestumise, ebapiisavuse tundeid ja siis see nagu istubki meil võib-olla siin rakumälus ja siis me kuidagi loomegi seda nagu justkui nagu juurde oma erinevates elusituatsioonidest, loome neid, tuleb jälle see, kus ma saan seda tunda, on ju. Aga tegelikult me ei taha ju neid tegelikult kogeda, on ju. Et kuidas siis lahustada, et mis on see põhjus, miks me kinni jääme? Seal on nagu mitme aspekti alt võib seda vaadata. Kui ma tulen nagu, et tuua see hirmu teema nagu kokku, on ju, see ma arvan oligi minu jaoks see viimane pusletükk, millest ma nüüd rääkima hakkan. Mis oli jälle niimoodi, et ilmselt ma olin nagu mingid teemad ära lahustanud ja siis sai mingi uus info peale tulla õigel hetkel, õigel ajal, on ju. Et ma hakkasin saama teadlikuks kvantväljas loomisest. Erinevad õpetajad välismaal on ju ja Eestis on neid ja lihtsalt juhuslikult kuskil Instagrami feedi on ju. Aga võib-olla oligi nagu see tegelikult oli enne seda veel, et selle Compassion Key kaudu ma kuidagi ärkas mu selle see huvi kvantfüüsika vastu. Seal on Compassion Key meetodis ka, me kasutame päris palju seda vaatleja efekti kaudu see mõistmist, et kuidas see kõik toimib ja kus ma sellega jõuda tahtsin, jõudsingi selle kvantfüüsikani ja kvantväljas loomise juurde ja sain aru, et ma tegelikult ma olen olnud nii keskendunud sellele, mis võib halvasti minna, et ma isegi ei tea, mida ma tegelikult selle asemel tahan, sest et see hirm nagu võtab kogu selle tähelepanu enda alla, eks ju. Ja kunagi hästi ammu ma kuulsin, minu meelest see oli Kristiina Raie, kes oli midagi kanaldanud kuskilt, et inimkonnal on visiooni puudus. Ja mul jäi see kuidagi meelde. Ja ma mõtlesin tookord ka, et võib-olla tõesti nagu ma ei oska isegi mingit visiooni luua, et kuidas see planeet võiks toimida või inimkond on ju, et meil on ju mingi kliimakatastroofid ja kõik muud asjad ka on ju, et mis siis on nagu, mis selle asemel võiks olla. Ja esimene trikk, mida ego teeb, on see, et ta ütleb, et okei, sa võid tunnistada, aga see ju ei ole võimalik, sest sa ei tea, kuidas seda saavutada. See on esimene ja teine on see, et aga on juba praegu olemas ju, ongi see, mis on, vaata. No jaa, aga kui sa tahad, kui sulle nagu, sa ei ole päris rahul sellega võib-olla ja sa tahaksid, et äkki on mingi teine viis ka võimalik, on ju, ja kvantfüüsika järgi me elame lõputute võimaluste universumis, et miks me siis peame vaatama seda ühte nii-öelda kannatuse pilti, kui me võime vaadata ka mingit muud reaalsust. Ja et siis nagu hakkas see mulle jõudma teadusesse, võtsin erinevaid kursusid jälle erinevatelt õpetajatelt ja sain aru, et tõepoolest on võimalik kogeda rahu ilma, et siin mu päris, ütleme, et ilma, et mu siin selles reaalsuses, et ma näeksin, et midagi on muutunud, aga mul on võimalik saada see tunne kätte. Mis tunne oleks teistmoodi, tunda ennast teistmoodi, eks. Et see on hästi oluline see teistsuguse tunde kätte saamine, sest et miks me jääme nendesse tunnetesse kinni on see, et me oleme nii harjunud nendega, meie keha on nii harjunud nendega, et meie keha on füüsiliselt sõltuvuses nendest, sellest biokeemiast, mida meie aju vallandab, kui me tunneme mingeid tundeid. Ja isegi kui sulle tundub, et ma ju ei taha olla kogu aeg vihane või kurb või ärritunud või mis iganes veel, tegelikult su keha on nii harjunud, et ühel tasandil sa tahad seda teha. Sest et see on see sõltuvus nagu narkomaan on ju teab, et narkootikum on talle kahjulik või alkohoolik teab, et alkohol on kahjulik või suitsetaja on ju. Aga ta teeb seda ikkagi, sest et see on lihtsalt kehal on vaja seda mingis mõttes. Ja minu meelest ongi oluline siin see hakata oma keha treenima teistsuguste emotsioonidega.
ja seda on mõnikord palju väljakutsuvam teha, mis on minu jaoks täiesti üllatus, seda on teha väljakutsuvam, kui tunda neid raskeid tundeid või valusaid tundeid, sest need on vähemalt tuttavad, onju. Aga jah, tõesti, ma olen pidanud ennast sundima, et okei, et võtame nüüd selle, mida ma tegelikult tahan kogeda. Ja siis vahel on raske minna sinna sellesse, et aga ma ju ei tea, kuidas seda saada. Vahet ei ole, see kuidas tuleb täiesti kõrvale panna ja lihtsalt kogeda, et mis tunne see oleks, kui mul juba on see olemas. Ja ma olen niimoodi seda teinud, et ma lihtsalt olen selles nagu olekus või meditatsioonis ja mul tänupisarad voolavad, sest et ma nii tugevalt tunnen seda tänulikkust, et niimoodi saab ka või et ma ei tea, et mul juba on see olemas, kuigi mul tegelikult veel seda ei ole olemas, on ju. Ja täna hommikul mul just tuligi selline taipamine, tegin ka ühte meditatsiooni ja tuli see taipamine, et enne kui me ei tunne tänutunnet, me ei ole seda kogemust, mõtlen siis positiivset kogemust või seda, mida me igatseme või oleme saanud, me ei ole seda lõpuni vastu võtnud, sest tänutunne on vastuvõtmise seisund, täielik vastuvõtmine on ju. Keegi teeb sulle kingituse, sa ei võta seda päriselt vastu enne, kui sa ei tunne seda tänu nagu energeetiliselt, see on, ma ei tea, mul tuli täna hommikul nagu selline tunne, ma ei ole seda võib-olla veel päris lõpuni tunnetanud, et võib-olla on mingeid erandeid siin, aga seal on väga suur erinevus, kas sa nagu tunned seda tänu või mitte, et kas sa lihtsalt võtad iseenesest mõistetavalt, see on mul siin, ja siis sa tegelikult ju ei võta seda vastu, on ju, sest et seal all võib olla mingeid selliseid uskumusi, et ma ei vääri seda. Keegi teeb võib-olla liiga kalli kingituse sulle, nii et siis sa ei saa seda vastu võtta, sest seal all on sellised saboteerid, kes ütlevad, et oi, nüüd sa jääd võlgu või nüüd sa pead talle samasuguse kingituse vastu tegema või ma ei vääri seda või mis siis, kui teised teada saavad, et ma võtsin sellise kingituse vastu. Et seal on nagu teistsugused need uskumused jälle all, aga et jõuda selle tänutundeni, et see on nagu muutev. See muudab selle programmi ümber ja minu jaoks tõesti see on aidanud koos kõiki nende teiste asjadega ka, on ju. Minu jaoks on kõik need sammud üliolulised olnud. Tunnete tundmine, abi küsimine, enese kaastunne ja siis teistsuguse tunde loomine enda sees. Et need on olnud hästi nagu määravad, et kõik need sammud selleks, et sellest kohast välja tulla. Täiega nõus. Aga nüüd, kui inimene on nagu võõras selle kõigega, on ju, et ta ei tea, kuidas seda enda kehas kogeda, seda tänulikkust ja üldse seda piisavust, et ma olen väärt, vaata, et mida tähendab üldse, et ma olen nagu enda jaoks täielikult piisav, et kuidas sa tunned seletada inimesele, et kes kogu aeg võib-olla tunnebki ennast ebapiisavana, on ju, et kuidas need kaks, näiteks kui tuuagi näite, et kaks erinevat inimest, kuidas nad siis käituvad, äkki sa saad tuua mõne näite selle puhul ka, et üks siis kogeb nagu ennast täielikult piisavana ja teine jällegi ebapiisavana. Ma ei tea, kas ma oskan niimoodi kahte erinevat inimest tuua, võin võib-olla kõige lihtsam läbi enda kogemuse jagada seda, et ma arvan, see, kes tunneb ennast ebapiisavana, on jäänud uskuma ühte väga suurt valet enda kohta. Ja ta on jäänud uskuma, et see, mida ta on teinud või see, milline ta on või see, mida ta ei ole teinud, tähendab midagi tema kohta. Ja me oleme kõik siin inimeseks, me oleme kõik inimesed ja me oleme tulnud kogema inimeseks olemist, see on see, mis ma tahtsin öelda. Me ei ole ainult need inimesed, aga meil on see inimeseks olemise kogemus ja siia on sisse programmeeritud kõik need tunded, see väärtusetus, hirm, viha, lein, kurbus, et see kõik on osa sellest mängus, on ju. Ja kui ma tean, et okei, mul on see kogemus või mul on need mõtted, aga ma ei samastu nendega. Ja ma tean, et mina ise olen piisav ja täiuslik oma olemuselt kogu aeg. See on võib-olla lihtsalt raske niimoodi teoreetilisel tasandil tajuda. Ma arvan, minu jaoks on toimunud see muutus, sellepärast, et ma olen piisavalt palju olnud selles infoväljas, kus ma olen saanud seda sisendit, et minuga ei ole tegelikult midagi valesti. Samamoodi nagu
ja sündides saame kõik seda sisendit, et meiega on midagi valesti, no või vähemalt me ise teeme selle järelduse, eks ju. Et see ei ole tõde. Ja siin on enesekaastunne on hästi suur abiline siin, saabki endale näiteks öelda, et on nii kahju, et sa oled ebapiisav. See ei tähenda, et me sisestame seda endale, et sa oled ebapiisav, vaid see on see, et mul on nii kahju, et sa tunned ennast ebapiisana. See mõte on see, aga kui me nagu ütleme seda sellele osale, kes usub meist, et ta on ebapiisav, see on lihtsalt üks osa, kes usub, siis see lahustab selle energia kuidagi ära, et see ongi see compassion key, mida ma olen siin maininud. Sa nagu ei seo enda olemust selle tundega või kuidagi sa tõmbad selle ruumi jälle sinna kuidagi, et ma näen seda osa endast, mitte et ma olen see kõik. Just, et ma olen nagu see osa endast ja see kaastunne tõesti on siin nagu see võti, eks, et ma nagu eraldun sellest, aga samas on ka see osa ju minu osa ja see minu osa siis nagu tunneb, et keegi on tema jaoks olemas. Ma arvan, mida me kõik lapsena vajasime. Kui me kukkusime, meil ei olnud vaja seda, et keegi ütleb, pole hullu pulmadeks, saad terveks, on ju. Meil oleks sealt vaja seda, et keegi ütleb, et sul on valus, oi, see on vist tõesti päris valus sul praegu. Ma vahel nagu kurb kuulata, ma käisin detsembris, oli mul vaja vereanalüüs anda ja minu ees oli üks pere, kus oli 3 last ja kõik pidid seal ka mingil põhjusel vereanalüüsi andma ja siis see väike vend, kes tal oli 2 suuremat õde ja siis ta tuli sealt välja nutu näoga ja siis suurem õde, kes seal oli, püüdis seda lohutada, oi, sa nutsid, ei olnud ju nii hullu, ei olnud ju, ta tõesti nagu südamest tahtis seda aidata ja toetada, on ju. Ma arvan, mis oleks nagu palju nagu toetavam olnud, oleks see, et sul oli nii valus ja sa kartsid, eks. See, et ma nagu olen nähtud ja kuuldud oma kogemuses, et see ei ole vale. Ma nõus, jah. See paneb ka tundma, et see, millisena mina olen, on väga okei ja et see ei ole kuidagi, ongi, et ma ei ole vale, on ju, ja sa julged olla läbi selle autentsem sina ise ka ja ennast väljendada nagu sellest kohast ja ollagi see autentne mina, sest mida me nagu tänapäeval on ju seda, et me nagu hoitakse mingeid maske ja kuidagi hoitakse enda seda tõelist olemust urus, on ju. et kuidagi jah, sealt välja kasvamine, aga igalühel on oma nagu teekond ja minul endal on ka olnud vastav teekond, et aga ma lugesin ühte sinu postitust ja seal oli nii ilus lause, et vabasta vastupanu oma ebatäiuslikkusele ja sa leiad selle, mida sa otsid. Sest ma olen kuidagi nagu sellega nii nõus, sest et seda rahulolematust iseendaga tekitabki see, et me oleme vastupanus, esiteks. Ja see vastupanu teema oli eelmine aasta väga mul nagu aktuaalne ja seal ongi nagu siuke frustratsioon ja viha ja nagu ja see vastupanu ei läinud kuidagi ära ka ja nagu olidki kogu aeg nagu selles ja siis mingil hetkel lasid lahti ja kuidagi nagu lahustus tõesti ära. Et me oleme vastupanus sellega, et me nagu ei aktsepteeri sellega, ma ei tea, mingi asi läks valesti, ma seal tegin tõesti vea, et nagu selle vastuvõtmine kuidagi on olnud nagu keeruline inimestel, et kui me justkui teeme nagu rahu sellega, siis tekibki meie sisse nagu rohkem rahu. Või mis sa arvad? Jaa, mul on tunne, et nii kaua, kui me oleme vastupanus endaga, me ei ole oma inimeseks olemise kogemust vastu võtnud. Ja me kõik oleme ise valinud siia tulla ja kogeda seda, mida me siin kogeme. Me oleme lihtsalt ära unustanud selle. Ja see on osa sellest mängust. Mina usun seda. Ja kui me nagu aktsepteerime seda, et okei, mul on selline kogemus ja see ei tähenda tegelikult midagi minu kohta, sest ma ei ole lihtsalt see inimene, ma olen ka midagi enamat. Et ma ei pea nagu täielikult sellesse rolli, sellesse mängu siin samastuma, siis ma võin seda kõike kogeda. Ma võin kogeda seda valu, leina, mida iganes, see lein nagu tahab see sisse tulla, et miks ma vahel ei luba endal leinata või igatseda, on see, et meil nagu see mõte on seda ka, aga see niikuinii ei too seda tagasi. Seda inimest on ju, või seda asja või seda tööd või leina võib ükskõik mille suhtes tundeks. Ja siis ma ei luba endale isegi igatseda või kurb olla selle pärast. Et
et lubada nagu endal tegelikult kõike seda kogeda, ilma et sa peaksid teadma, miks sul on vaja seda kogeda või ilma, et sa hakkaks seda lahendama kohe. Ja sa enne tõid selle siia sisse, et võib-olla kõik ei oskagi seda kogeda, ainult kui neid emotsioone. Et see ongi selline nagu kehas tunda olev tunne, see ei ole lihtsalt mõte, vaid see nagu füüsiline aisting siin kehas. Ja sa enam mainisid lõpuni läbi tundmist. Yes. Kuidas see käib? No, minu jaoks ongi see, et ma toon tähelepanu kehasse, aga selleks muidugi peab olema see võimekus üldse tulla kohale oma kehasse. Mõnel inimesel võibki olla nii palju traumasid elus, nagu päriselt nii retsi traumasid olnud, et ta on täiesti nagu siit ära lõiganud ennast, eks ju, peast alates, et siin on lihtsalt pea ja siin on keha. Üks mu õpetaja kunagi jagas, et kui tal käis üks klient, kellel palus joonistada, käis mitu korda, iga kord oli ülesanne, et joonista ennast ja pildile, siis ta joonistas esimesed mingi 10 või 15 korda ainult pea. Ja siis ta lõpuks tõhtis tähelepanu, et kuule, kas sa märkad, et siin nagu ühelgi pildil ei ole keha, see ongi see, et me ei ole, nagu samastuma ainult selle mõtetega, mis meil siin peas on. Et meil on tegelikult ka see keha ja hästi oluline on õppida siia kehasse tulema ja märkama neid aistinguid. Ja vahel ongi see, et need aistingud tunduvad nii ebamugavad ja ohtlikud, et me läheme kohe ära pähe või siis, et see on nii paha, mis ma nüüd pean tegema, et sellest vabaneda. Üks asi, mis mind aitab selle juures, on see, et sest on siiamaani, mul ka ei ole meeldiv tunda neid tundeid, need on ikkagi nagu ebamugavad, kui need tulevad. Ja ma ütlen endale, ma olen elus praegu, see on nagu elususe tunne, see on üks osa elus olemisest, meie emotsioonid. Kujutad ette, kui meil ei oleks emotsioone üldse. Kõik tuimad nagu tükid. Ringi, et siis ma nagu võtangi selle, et ma olen elus, ma nagu võtan tänutundega selle vastu, et ma saan siin seda kogeda ja niimoodi on hästi palju lihtsam eraldada ennast sellest tundest, et ma nagu ei kao sinna tunde sisse ära. Et see ongi see, et see keha aitab meid tegelikult mitte kaduda sinna tunde sisse ära, vaid lubada endal seda tunnet tunda lõpuni ja siis see lähebki päris ruttu ära, kui me sellest ise kinni ei hoia. Ja kui sa räägid sellest, et ole nende seltskonnas, kes on edukad, see edukus võib olla loodud ka selle pealt, et on nagu nii suur väärtusetuse tunne, et ma pean kogu aeg looma ja saavuta midagi. Kas sa tahad nagu selles energias olla tegelikult? Et see on jällegi see, et nagu ole nende inimestega, kelle poole sind tõmbab. Ja vahel muidugi on raske vahet teha, et võib-olla mind tõmbabki selliste nagu ei taha nagu kuidagi halvasti öelda kellegi kohta, aga enamasti inimesed ei taha olla depressioonis, on ju. Ja kui ma ise olen depressioonis, võib-olla mind siis nagu, või mul on kalduvus sellel, siis mind tõmbab sinna poole, sest sealt ma saan oma selle doosi kätte, on ju, seda nii-öelda, seda, mida ma arvan, et ma ei taha, aga osa minust tahab. Et siin jällegi ma tuleks selle juurde alustuseks, et ma kogeksin seda, mida ma tegelikult tahan ise, et ma looksin sellest selguse, mida mu hing tahab. Mis on see, mitte see, mida ühiskond ütleb, vaid mis on nagu see, mis minul tekitab elevust ja rõõmu sees, siis võib olla midagi ju hoopis teistsugust, mida sa oled arvanud, et see on. Jah, me unustame selle filtri vahest ära, on ju, et nagu mõelda sellest kohast, vaid kuidagi olemegi võib-olla pannud tähtsuse väljapoole ja kuidagi mõelnud, et mida me oleme juba teinud, see toimib ja see ongi okei nii teha, aga tegelikult tuleks nagu iga päev lasta sellest filtrist ju läbi. Ja kui iga päev ei jõua, nii vähemalt kord aastas on, et kas ma olen aga mal sellel õigel teel, et kas see on endiselt see, mida ma veel tahan ja kas ma olen siin hirmu pärast, et äkki ma ei leia kuskilt nii head sissetulekut, kui mul siin tööl on, aga tegelikult ma tunnen, et ma ei käi siin oma hingeteed, eks. Et loomulikult ei pea kohe siis sellisel juhul sellelt töökohalt ära minema või sellest suhtest ära minema, sest et kui sa nagu kohe teed selle sammu ära, aga sa ei ole enda sees midagi muutnud, see on üsna suur tõenäosus, et sa lihtsalt lähed teise kohta, kus sa tunned ennast samamoodi, teise suhtesse, teisele töökohale, et hakata ka vaatame uskumusmustreid, lahustama oma raskeid tundeid ja siis looma seda uut reaalsust nii-öelda sellest kvantväljast loomisest. Ma arvan, et selle kohta, kui inimesed guugeldavad, leiavad päris palju, aga see on iseenesest selline päris lihtne meetod, et ma lihtsalt nagu lasen lahti sellest, kes ma olen, lühidalt öeldes, on ju, ja mõtlen, et mis veel kõik oleks võimalik.
hästi lahe film oli, lastega vaatasime hiljuti Willy Wonkat, ma ei tea, kas sa oled näinud seda. See on hästi lahe näide sellest, kuidas läbi unistamise maagiat luua, et soovitan vaadata, kes ei ole näinud, hästi tore film. Räägime ka piiride seadmise poole pealt, et ma ise olen nüüd piiride seadmisega nii-öelda paremaks läinud, aga kuna mul on see ikkagi see sobitumise ja kohandumise teema ja just hiljuti oli ka, et üks inimene kuidagi küsis mu käest liiga isiklikke küsimusi ja enda sees ma hakkasin tundma, et ma justkui nagu peaks vastama, et olla nagu sõbralik ja tore, aga teisest küljest oli mu sees nagu selline no ma ei taha nagu, niisugune nagu vastupanu veits ka, et nagu et tekkis selline nagu enda sees, et ja siis ma nagu ikkagi kuidagi andsin järgi ja nagu vastasin mingitele küsimustele, aga hästi nagu napisõnaliselt, sest ma tegelikult ei tahtnud vastata, vaata. Ja no ma näen neid, järjest hakkab tulema neid kohti minu elus, kus ma peaksin veel nagu hästi selgemalt väljendama enda nagu tundeid, aga et ma venitangi mõnikord nagu selle väljendamisega nii kaua, kuni ma olengi frustratsioonis ja väljendan siis sealt kohast, kus mul on juba paar sammu ületatud. Et võib-olla kuidas teada, mis on sinu piirid ja kuidas neid väljendada teist mitte kahjustavalt? No see frustratsioon ja viha, mis tuleb, annabki märku sellest, et nüüd on juba piire ületatud. Et siis, kui sa märkad mingis olukorras, et seda juhtub sageli, siis see näide, mis sa tõid, siis saab siin küsida endalt, kas ma usun, et mul on õigus ei öelda, kas ma usun, et mul on õigus privaatsusele või ma ei tea, kas keegi siis saab pahaseks või solvub või ei ole viisakas, äkki ma ei ole siis tubli tüdruk või hea laps, on ju. Et kui see on paigas, siis on üsna lihtne on ju sellises olukorras seda piiri seada, see lihtsalt nagu sa ei mõtlegi seal, siin ei olegi mingit piiri vaja seada, sest see tuleb nagu loomulikult. Ja kui see viha tuleb üles, siis tegelikult see on märk, et on piire ületatud. Ja mina enda sees olen jõudnud selleni, et tegelikult me oleme ise kõige hullemad enda piiridest ülesõitjad. Et kui meie sees on see piir paigas, siis ega tegelikult keegi nii väga ei saa seda ületada ka. Aga meil on terve hunnik uskumusi, mis ei lase meil oma vajadusi austada esimesena. Et ma pean kellegi teise jaoks olemas olema või mingit tööandja jaoks, laste jaoks, elukaaslase jaoks, sõprade jaoks. Ja siis me ületame seda, sest et me ei taha neid nagu tagajärgi, me kardame, et seal on mingid halvad tagajärjed, kui me ei ole olemas või kui me nagu ei anna endast rohkem, kui on okei. Et seal, mina nagu tunnen, et kõigepealt on siis vaja, kui nagu märgata, et samasugune tundemuster tuleb sarnastes olukordades, et siis hakata vaatama, et okei, mida ma usun, et see nii saab olla, et mida ma pean nagu uskuma, et ma lasen oma piire ületada. Ma toon isikliku näite, ma tundsin mingi periood, kuidas hästi nagu lihtsasti tuli viha oma laste suhtes, või selles mõttes, et kui nad nagu teatud viisil käitusid ja ma olin näiteks väsinud või stressis, mis iganes põhjusel, eks ju, ja ma vajasin rahu, aga siis mul oli vaja tegeleda kuidagi nendega või nende emotsioonidega või vähemalt ma arvasin, et mul on vaja kuidagi tegeleda nende emotsioonidega, sest ma ei tulnud sellega ise toime. Ja tegelikult ma ületasin enda piire sellega, et ma ei lasknud puhata endal. Ma ei võtnud seda, et okei, nüüd on tegelikult see, kus ma olen väsinud, äkki ma lähen korraks pikale või äkki ma lähen istun lihtsalt korraks õues. Ma ei teinud seda, ma tegelikult ületasin enda piire, sest kui ma oleks seda teinud, siis mul oleks olnud suutlikkus selle ülejäänuga ka toime tulla. Eks? Ja ma arvan, samamoodi see nagu väga paljudes olukordades saab endast alguse. Ja kui sellest vihast rääkida ja piiridest, siis minul oli, ma arvan, mingi 7-8 aastat tagasi, isegi natuke rohkem, 10 aastat tagasi, ma arvan, oli see, et ma ütlesin ühele sõbrale, mäletan seda vestlust, ütlesin, et sorry, aga mina ei oska vihastada, ma ei tea, ma tõesti ei oska vihastada. Okei, ma võisin ärritunud olla või passiiv-agressiivne, aga ma tõesti ei osanud vihastada. Ja samas mul ei olnud ka piire, ma sulandusin kogu aeg seltskonda, vaatasin, okei, mis
kombed siin seltskonnas on ju, sulandun, tegelikult põhimõtteliselt ma ei teadnud ise, kes mina olen. Et jälgid vastavalt igale ruumile ja siis kohandud ennast. Aga tegelikult ongi see, et siis sinu see täis puhas, autentne olemus ei saa vaata väljenduda nagu, et siis sa nagu ongi, et oleksid kõigile meele järgi. Et see viib su lõpuks viibki sinna depressiivsusesse. Üks variant on jõuda depressiooni selline, et kogu aeg nagu meeldida ja see ongi see, depressioon on põhimõtteliselt oma tunnete allasurumine ka, on ju, et meil on nagu nii intensiivsed tunded, aga meil on uskumus, et me ei oska neid tunda või neid on korraga liiga palju ja ei tea, kuidas sellega tegeleda, siis me nagu mätsime need kõik sinna sisse. Et tegelikult kui vihast on ju rääkida, siis mina olen küll sellesse kohta jõudnud, et see viha on absoluutselt iga inimese sees olemas, isegi kui ta ise ei ole sellega kontaktis. Et absoluutselt igas inimeses on potentsiaal olla vägivaldne, nagu surmavalt vägivaldne, kui mingid tingimused on täidetud. Kas siis lapsepõlves mingid tingimused täidetud või praeguses elus, eks, kui meid on teatud piirini viidud, siis meis on kõigil see olemas, aga me kartame seda näha. Ja ma jõudsin selleni ja see oli hästi huvitav, et üks mu õpetaja ka seda sama asja rääkima ja ta tõi väga hea pointi välja, et kui meie ise ei ole kontaktis selle vihaga või ei valda seda viha, siis see juhib meid. Aga kui me oleme saanud selle raevu ja vihaga enda sees nagu hästi nagu jõulise kontakti, siis tegelikult meie õpime seda valitsema. Sellepärast, et muidu see nagu juhib meid. Ja mul siis, kui ta juhib, siis ta hävitab tegelikult ju ka. Ja see hävitab suhteid, on ju, see tuleb ju tegelikult ikkagi välja, las ta siis tuleb passiivagressiivsusena, aga ta on ikkagi ju selles mõttes, ta ei ole kuidagi eluterve, eks ju. Mul oli selline periood, kus ma lihtsalt vahepeal võtsin ujumisnuudli ja peksin sellega vastu maad või vastu seina, sest see teeb sellise nagu hästi mõnusa paugu ka on ja viha on siuke jõuline energia, et rännakus küll öeldakse, et sa võid viha tunda raevus olla niimoodi, et sa oled täiesti paigal ja lihtsalt nagu enda sees põled või plahvatad nagu sissepoole. Minul oli seda raske alguses niimoodi kogeda. Minul oli vaja seda kogeda alguses ja minul oli, sest nagu käega vehid on ja sa pead nagu seal saama tuttavaks niimoodi sellega, sest ma proovisin küll, et kui see viha tuleb üles, ma jään paigale, aga ma ei osanud seda niimoodi teha, mul oli vaja. Ma ka vist ei suuda seda nii. Ma ka vist ei suuda, aga ma tegin ka seda Norras mägedes olles, läksin üksi kuskile mäekünka peale, võtsin mingi puuraika tähega, karjusin ja peksin seda puud. Ja see on nagu üks eluterve viis, kuidas seda välja elada on ju sest see tegelikult ei kahjusta kedagi, see võib sind ennast küll ära ehmatada, kui seal tulevad mingid nagu kujutlused sellest, kuidas sa kedagi kägistad on ju. Kuidas mina sellest läbi läksin, oli see, et ma lihtsalt sain aru, et okei, kui see tuli üles, siis järelikult on see minu sees olemas ja parem on sellele otsa vaadata ja lubada endal seda kogeda, kui teeselda seda, et seda ei ole minu sees olemas. Ja teha, et ma olen hea inimene. Et see, et kui me tunneme viha, see ei tee meist halba inimest, ega ühiskonnas on niimoodi, on ju, et eks see on põhjusega ka, miks ta viha on alla surutud, on ju, mõtle, kui kõik käiksid ringi ja ei oskaks seda elu tervelt väljendada, annaksid lõuga üksteisele kuskil tänava peal kogu aeg, kui midagi ei meeldi või peksa või et see ei ole nagu eluterve see väljendus ka. Aga samas, kui meil on kontakt, siis me oleme kõik omas nagu väekuses ka. Jah, sest siis meil on piirid, et ma tean, kes ma olen ja ma seisan enda eest, kui vaja ja ma olen oma väes ja see tähendab, et ma pean olema kuidagi julm või nagu jäik, ma saan olla nagu kaastundes ka, aga ilma oma piire nagu ohverdamata. Et nagu austada ise ennast ja oma piire esimesena, see ei tähenda, et ma teisi ei austa. On ju seesama laste näide. See ei tähenda, et kui ma nagu ennast esimesena austan ja tegutsen nii, nagu mul on selles olukorras vaja, et ennast reguleerida, siis ma saan järgmine hetk on ju teisi toetada selles, aga mul on vaja ennem seda esimesena ise teha. Ma pean enda eest esimesena hoolitsema ja see on ka üks asi, mida olen pidanud õppima ja siiamaani õpin veel, on ju, et mul ei tule see alati nagu elutervelt lõpuni välja, et ma ei suuda võib-olla ka alati
elutervelt seda viha väljendada ja see on ka okei, on ju, ma nagu täiesti aktsepteerin seda osa oma inimlikkusest, et mul ei ole midagi viga, sellepärast see on inimlik kogemus ja ma võtan kohe selle mõistmise sinna, okei, sa olid nii väsinud, okei, ma mõistan. Ja siis, okei, kuidas me järgmine kord saaksime teistmoodi teha? Kas me saaksime, meie on ju, võib-olla olen skisofreeniline natuke, aga et kuidas ma saaksin, on ju, järgmine kord, et kas ma saaksin varem selle pausi võtta, et ma nagu mängin selle stsenaariumi peas läbi ja siis ma olen järgmine kord kui mul on see läbi mängitud, siis mu aju on juba tuttav selle olukorraga, ja siis ma saan järgmine kord varem nagu reageerida elutervelt, et see ei läheks nagu nii hulluks välja. Ja loomulikult meil on kõigil hetki, kus me oleme väsinud, ületöötanud, mida iganes on, ja siis see tuleb elutervelt mõnikord välja. Siis on meil niisugune asi nagu süütunne ka. Ja. Et me mõned inimesed nagu iga väikse asja pärast tunnevad süütunnet. Ja siis meil on niisugused inimesed, kes on süüdimatud. Et kes justkui nagu võiks südametunnistusel süütunne olla, aga neil ei ole seda omadust. Et kus see nagu kõik tuleb ja välja kujuneb, mida see süütunne meile tahab öelda? Okei, siin on mitu küsimust. Ma alustan sellest, et süütunne näitab meile ühest küljest meie väärtuseid. Me saame ise aru, et see, mida me tegime, ei ole nagu kooskõlas sellega, millesse ma usun või mida ma väärtustan. Ja see annab meile võimaluse hakatagi korrigeerima seda, et okei, mis ma saan siin teistmoodi teha. Siis üks osa küsimusest oli see, et teisel inimesel on, osalejatel on ja teistel ei ole. Aga kui sa tead, et sellel inimesel ei ole, kellele sulle tundub, et ei ole, võib-olla tal on väga suur süütunne, aga ta käitub ikka nagu, võib-olla ongi see järeldus, et ta käitub ikka mölakana või nõmedalt, on ju. Seal võib olla see konks seal sees, et ta tunneb ennast nii halva inimesena, ta tunneb ennast süüdi ja süütunne eeldab alati karistust, eks ju, süütegu ja karistus. Ja nüüd selleks, et seda et see karistus ei tuleks kuidagi ootamatult, siis on hästi hea ennast igaks juhuks juba süüdi tunda ja käituda veel halvasti. Et siis ma juba tean eeldada, et nad siis nagu karistavad mind, et siis ei tule nagu kuidagi ootamatult. Või ma proovin võib-olla kuidagi paremini seletada, et me nagu saboteerime ennast, eks ju, et me tunneme ennast nii süüdi ja siis tahame nagu jääme sellesse süütunde ringi kinni tegelikult, sest seal sees on väärtusetus. Ja mõnikord on vaja sellest süütundest lihtsalt lahti lasta, teha otsus, et ma andsin endast parima, isegi kui sa oled mingit viga mitu korda teinud, on ju, siis ikkagi ma andsin endast parima ja ma otsin seda lahendust, et kuidas nagu teistmoodi võib-olla käituda. Ja vahel see süütunne lihtsalt nagu hoiab meid kinni ja ma olen kogenud seda kohta ka, kus ma olin mingi hästi hullus süütundes ja siis ma mõtlesin, et okei, aga mis siis, kui see süütunne lihtsalt on siin mingi, kes tahab mind siin nagu madalas sageduses kinni hoida ja kui ma nüüd lihtsalt otsustan, et ma lasen sellest lahti. Ja ma tegin seda ja sekundiga mu enesetunne muutus, mu nagu energia muutus, ma olin jälle mingi rõõmus, elujõud tuli tagasi, see nagu röövis mu elujõud, on ju. Et kui ühel hetkel ma nagu kõssitasin seal diivani peal, oli mingi mõnulesin oma süütundes, nagu mulle meeldib öelda, sest vahel me mõnuleme, on ju selles, nii öelda. Siis järgmine hetk mul oli nagu see tunne, et nagu tantsiksin või midagi, paneks muusika peale ja tantsiks, et see on nagu erinevaid aspekte, et siin ei ole võib-olla ühest vastust, kuidas sellega toimetada, aga jah, et vaadates ta nagu erinevate nurkade alt, see on nagu minu kogemus. No see näitab jälle seda lahtilaskmise nagu väge, et nagu kuidas see seisund võib meil kohe niimoodi muutuda, kui me laseme lahti millestki. Siis meil on häbi, et kas sa oled oma elus häbi tundnud ja mis on häbi vastu parim ravim sinu jaoks? Ja, ma olen... Ta minu meelest ta pannakse nagu, et kõik on kõige madalam tunne meil mingi sageduse ja ma ei skaalal. Mäleta, kas häbi või süütunne ja ma olen sellist eristust ka kuulnud, et häbi me tunneme siis, kui me arvame, et meie endaga, meie olemusega on midagi valesti ja süütunne on, kui me tunneme nagu ennast halvasti oma käitumise pärast. Et süü on seotud käitumisega ja häbi on seotud siis olemusega. Ja ma olen tundnud küll, sest et ma olen ka oma elus oma väärtustega läinud väga vastuollu
mingites olukordades, sest lihtsalt ei ole suutnud ennast võib-olla reguleerida ja on emotsioonid kuidagi plahvatanud niimoodi, et mul on häbi selle pärast olnud. Ja oli mingi periood oli üks hästi pikk protsess, kus mul oli nagu selline tunne, et inimene, kellest mina nagu hästi arvasin, et ta mõtleb minust halvasti ja et tal on õigus seda mõelda. Ja see oli hästi selline ka paar nädalat, kus ma olin nagu tundsin häbi enda pärast. Ja siin oli jällegi see enesekaastunne, mis tervendas seda. Ma andsin endale andeks ja ma mõistsin ennast jällegi, kuidagi aktsepteerisin seda oma inimlikku ebatäiust. See on nagu hästi südamelähedane teema mulle, et aktsepteerida seda oma jutumärkides ebatäiuslikkus, sest see on nagu inimmeele loodud see ebatäiuslikkus. Et sellist asja ei ole tegelikult olemas. Või kas või perfektsus, siis teine pool sellest. Jah, see on sarnane, on ju. Et me tahame kõik olla need perfektsed ja täiuslikud ja mitte näidata oma vigu ja nii-öelda puudujääke. Aga minu jaoks hästi huvitav oli, et ma avastasin häbi tundes hoopis enesearmastuse, sest see nagu tingimusteta armastust, nii me kõik tahame seda tingimusteta armastust, aga samas nagu mingi osa arvab, et sellel peavad ka nagu mingid tingimused olema, on ju. See ei ole tingimusteta armastus, kui siin on tingimused. Ja kas ma saan nagu ennast tingimusteta armastada isegi siis, kui ma ei ole enda väärtustega kogu aeg kooskõlas. Ja tulla sellega ka nähtavale, et häbi nagu paneb meid kokku tõmbuma, on ju see väljendanud, et vajun häbi pärast maa alla, eks aga me ei saa vajuda maa alla nagu füüsiliselt, et siis me nagu tõmbame ennast hästi väikseks ja siis nagu hakkame varjama seda, mida mina tegin veel ja mida mõne klientidega jagasin ka ja nemad nagu said ka sellest abi. Oli see, et tulla oma häbiga nähtavale. See ei tähenda, et ma pean minema kõigile kuulutama, aga energeetiliselt nähtavale, on ju. Et ma käisin siis näiteks poes ringi ja mõtlesin, okei, ma lihtsalt olen selline, nagu ma olen ja mis siis, kui praegu kõik teavad ja näevad, aga ma saan ikkagi olla lõdvestunud ja mina ise nagu praktiseerisin seda iseendaks olemist niimoodi, et ma nagu ei öelnud kellelegi, aga ma märkasin, et muidu ma käisin poes niimoodi mingi äkki keegi näeb, milline ma olen. No see ei olnud nagu teadlik mõte, aga see kuidagi oli hästi peenelt seal alateadvuses, et see oli küll. See lõdvestus aitas, jah? Ja see aitas ja üks armas klient oli tema leiutas endale sellise nagu häbitantsu, et selles mõttes kokku tõmmatud, hakkas selle häbiga nagu tantsima, nagu liigutama ennast, siis tal ongi selline lahe nagu ma teen oma häbitantsu praegu, et lihtsalt nagu olla nähtaval, kui sa tantsid, siis sa oled ju nagu nähtaval ja avatud, on ju, et sa ei saa niimoodi kokku tõmbununa tantsida, või see näeb näljakas välja, et see just, et nagu see häbiplekk nii-öelda, sest et kellelgi on ju häbiplekk küljes, kui ta tunneb häbi, et ma olen koos oma selle plekiga nähtaval ja ma ei ja midagi ei juhtugi, sa saadki selle kogemuse, et ma võingi olla see, kes ma olen, midagi ei juhtugi, et näed, mind ei visatudki kuskilt välja sellest nagu kogukonnast või kuidas, me tunnemegi, tahamegi ju kuuluda kogu aeg, on ju, kõige suurem hirm on see, et me ei kuulu kuhugile. Me eraldume, on ju, ja samal ajal me tunneme kogu aeg, et me oleme teistsugused, on ju, me ise ei ole seda otsust teinud, et me kuulume mõnikord. Ja mõndadele inimestele meeldibki olla suke eraklik ja mitte kuhugi kuuluda. Ja see on okei. Kui neile enda jaoks on okei, sellega ei ole mitte midagi valesti. Ja see maa alla vajumine, see meenutas minu, või tähendab, see, kui sa ütlesid, et maa alla vajumine, siis mul tuli see lause meelde esiteks, mida sina vist oma selles koduleheküljel kirjutasid, et sure enne oma surma ja et ärgata elule. Ja siis Merle Palmiste ütles ühes podcastis, et sure pärast surma, et ta mõtles sellega, et võtke elus riske, aga sina mõtlesid võib-olla, et hingelisel teel siis sureda läbi hinge tasandi ja siis elusus. Ja see ei ole üldse kuidagi minu väljamõeldis, lihtsalt vahendasin seal sellised nagu vaimse maailma tõde on ju, et ma pean silmas siin nagu ego surma on ju, et las su ego sureb enne
surma, enne kui su keha sureb, on ju, või enne kui su hing ei suregi tegelikult, eks. Et lasta nagu lahti nendest tõekspidamistest ja uskumustest ja klammerdumistest. Et kui nagu jah, et see on päris sügav praktika, mida teha. Väga lahe. Ja siis meil on selline teema nagu terviklikkus. Et mida see terviklikkus tähendab, kuidas sina seda mõistad? Ma olen viimasel ajal nagu mu enda koolis ja üldse me kasutame sellist sõna nagu koherentsus, et kuidagi see terviklikkus nagu väljendub minu jaoks selles, et kuidagi nagu esiteks see nais-mees energia tasakaal on olemas, emotsioonid on nagu vabalt voolavad ja sul eluenergia niimoodi nagu, ma juba siin kehaliselt teen niisugust asja nagu mõnusalt nagu liigub. Kuidas sina seda väljendad? Ja see on kindlasti üks osa sellest. Ja ma tahan ikkagi tuua selle ka, et terviklikkus on see, et ma ei tõrju ühtegi osa iseendast. Et mis siis, kui sinu või kellegi teise on ju elu eesmärk on rohkem olla meesenergias või kellegi elu eesmärk on rohkem naise energias, mitte et ei pea nagu võrdselt kogu aeg tasakaalus olema, on ju, või võib-olla see ei olegi see mõte, eks, aga ma arvan, see on oluline kõiki neid oma aspekte ja vigu ja eksimusi ja ilu, valgust ja varje kõike nagu aktsepteerida ja jaatada. Minu jaoks on see terviklikkus. Ja siin on jälle see enesekaastunne, on ju, sest et me oleme jäänud uskuma, et mingi osa meist on vale ja kui sa tead, et see ei ole ainult see inimene, see on jällegi see terviklikkus, et ma olen ka hing ja vaim ja see inimene, on ju, et see ongi see terviklikkus, et ma näen seda inimtasandit endast, aga ma ei ole ainult see, miski muud juhib veel seda või on midagi veel suuremat minust. Et see minu jaoks on see terviklikkuse teema. Et tegelikult enesekaastunne ikkagi nagu looks seda terviklikkuse tunnet meie enda sees, kui me paneme tähelepanu iseendasse. Et jah, tänapäeval kuidagi on seda, et paneb nagu liigutama meid see, et me pole piisavalt teinud ja saavutanud, mitte sellest kohast, et mul on nii palju anda, et ma tahaks teile kõigile anda. Et seda kohtab nagu vähem. aga seda on, et okei, enesekaastunne ikkagi korduvalt. No see on suur osa minu teekonnast olnud, mis on mind palju toetanud ja seal on tõesti muutused võivad olla väga kiired. Sest et mida see teeb, kui sa oled endaga kuri sellepärast, et sul on halb olla? See on nii, et sa oled nagu pikali maas ja siis veel virutad jalaga endale, et kuule, mis sul viga on, on ju? Et sul ei ole mitte midagi viga. See on lihtsalt inimlik kogemus ja kui sa nagu võtad sealt vastupanu ära ja lubad sellel praegu nii olla, teades, et kõik nii kogu aeg muutub, elu käib lainetena, et siis see on okei, sa ei jää igaveseks sinna alla. Üks põhjus veel, miks me nagu seda valu ei taha lubada, sest meil on tunne, et appi, kui ma nüüd luban, et seda jääbki siia, ta ei lähegi ära, ma pean midagi tegema, et ta ära läheks. Kui me selle vastupanu lahustame, siis see valu võib palju kiiremini ära minna. Ma mõtlen ka täiesti füüsilist, mul oli peavaluga selline kogemus, et mul oli nagu see, ma ei taha seda peavalu, okei, mis ma nüüd pean tegema, hingama, mida veel on ju. Ja ma ütlesin, okei, aga mis siis, kui ma ei võta seda suhtumist, et millal ta ära läheb, vaid lihtsalt uudisime, kui luban tal siin olla, täieliku vastupanu võtsin ära ja ma olin ise ka üllatunud, läks minutiga mul ära. Lihtsalt, võtsin selle vastupanu sealt valut ära, see oli hästi õpetlik kogemus. Ja kui sa praegu nagu mainisid seda, et vastupanu tihtipeale pikendab meie seda valu kogemust, siis täpselt minu kogemus on ka see olnud, et kuidagi saanud seda vastupanuga nagu mingi tunne oli, mis hoidis mind selles nagu kinni ja see ei tahtnud mu seest nagu lahustuda ja siis kannatus kestis päris pikalt. Aga mingil hetkel see shift nagu tekkis niimoodi, jah.
Ja minul oli tegelikult ka üks moment elus, kus ma olin umbes sellises kohas nagu, et see, kuidas teised, tähendab, see, kuidas mina toimin, umbes see ongi nagu see õigem viis või et õigem mõtteviis ja nii edasi, et ma ei suutnud vahepeal nagu olla rahus sellega, et keegi teine mõtleb ja toimib kuidagi minust teisiti. Et kuidas sina nagu selle kohaga rahu tegid? Ja see oli, elu jälle sundis mind, ma arvan, tegema rahu sellega, sest see tõi mulle lõpuks nii palju kannatust, kui ma olin kinni selles, et mis on õige ja mis on vale. Et see on õige ja see on vale. See on ainult egomäng, on ju? Minule mängis hästi valusalt kätte siis, kui mul esimene laps sündis, et siis ma nagu tundsin ka, et ma tahtsin nagu kõike õigesti teha. Oh my God, see tegi mu elu nii raskeks. Ma nagu päriselt kannatasin selle pärast nagu päris palju. Ja kui kujutan ette, et nii palju energiat võtab ära ja muudab hästi kurnatuks. Ja kui mul teine laps sündis, enne seda tegelikult mõned kuud ma mäletan, ma panin postiti omale kapi peale, kus oli kirjas, et ma lasen lahti õigest ja valest. Ja see kogemus oli palju lihtsam. Nagu oluliselt palju lihtsam. No võib-olla see üldse nagu sa juba tead seda, see on teine laps ja nii edasi, see ka kindlasti mängis mingit rolli. Aga see, et ma nagu lasen lahti sellest õigest ja valest, sest mina ei ole nagu see kõike teadev Jumal. Ja kes olen mina nagu, et öelda, et Jumal on eksinud. Ja ma kasutan siin seda kristlikku terminit Jumal, aga ma ei pea seda nagu silmas seda mehikest, kes seal pilve peal istub halli habemega, on ju. Et see nagu universum, elu, et ma usun, et kõik on alati õige ja mingil põhjusel on see elu siin niimoodi üles ehitatud, et me kogeme siin ka seda õiget ja valet, eks. Ja kui ma alati ei suuda sellest lahti lasta, siis ma nagu teen rahu sellega, et okei, mulle tundub, et see on vale. Ja siis olen nagu kaastundlik selles osas, et mul on siin mingi oma arusaam, kuidas asjad peaksid olema. Ja siis on jälle, võtangi nagu selle vastupanu ära ja siis mul on jälle lihtsam sellega nagu rahu teha. Et kui kõik oleks ühtemoodi ja mõtleks ühtemoodi, et oleks siis päris igav. Igav maailm jälle, jah, muidugi, et kuidagi olen ise ka endas seda empaatiat ja seda, et näha teist nende enda nagu olemuses, mitte kuidagi enda asjaga lajatada peale, et nii on, vaata. Ja sellega on huvitav asi ka see, mida ma nagu märkasin, et tegelikult inimesed ei taha suga väga suhelda, kui sa lähed neile ütlema või nagu õpetama neid, et siis see oli ka nagu üks põhjus, miks ma tundsin, et võib-olla võiks nagu tagasi tõmbuda, et võib-olla ma tõesti nagu ei tea kogu tõde, mis kellegi jaoks õige või hea on. Mul nagu tõesti ei ole kogu universumi suuremat pilti, et universum ise teab seda, mis kellelgi vaja on ja mis kogemust keegi on tulnud siia saama. Okei, aga liigume rännakute juurde. Sa oled tänaseks siis rännaku meetodi praktik, et ise praktiseerid ja siis aitad teisi välja. Tegid mulle ka väga põneva seansi, kus tõesti need laused, mida sa seal nagu ütled, need kuidagi puudutavad keha tasandit ja meie psüühikat niimoodi, et tõesti sa hakkad aegutama, sa võib-olla, ma ei tea, vesistad, et sul keha hakkab mingeid asju nagu, mingi protsessid hakkab nii-öelda tööle, eks sul hakkabki nagu tõesti nagu vabanema midagi ja sa hakkad endas nägema neid osi ja just nimelt see kaastunne nendes osade juures ka tuua rohkem sisse, et minu jaoks oli see küll väga nagu silmi avav ja just selles plaanis, et seda rohkem iseenda ellu ka tuua. Et kuidas see rännaku meetod üldse sinuni jõudis ja mida see sulle andnud on? No täpsustan siin on ju selgus huvides, et see, mida me sinuga tegime, oli enese kaastunde meetod, see Compassion Key ja rännak on siis originaalnimega The Journey, mis on Brandon Basie loodud ja see Compassion Key on Edward Mannixi loodud. Aga ütleme, kui ma teen neid seansse inimestega, siis ma kombineerin ühte või teist sinna sisse vastavalt vajaduseks. Et kui ma nüüd räägin sellest Brandon Basie loodud rännaku meetodist, et see jõudis minuni ka lihtsalt läbi sellise juhuse,
kus väga lühikese ajaga 2 erinevat inimest rääkisid mulle sellest, siis tekitas huvi ja no see oli lihtsalt seega, et ma järgisin seda kutset, et ma ühe sammu haaval ma kindlasti ei plaaninud saada rännakupraktikuks või kogu seda programmi läbida ja teistele hakata seda tegema, aga ma lihtsalt avastasin selle käigus, et see on see nagu, mis on minu loovus, kus minu loovus saab avaldada, ma ennast arvasin, et ma ei ole väga loominguline inimene, aga seal nendes protsessides on ka päris palju sellist loovust ja intuitsiooni vaja. Et minuni jõudis see selle kaudu ja see oli vist mingi 10 aastat tagasi juba. Et, ja seal on hästi suur töö emotsioonidega, no mitte töö, aga seal on suur osa sellest on see, et me õpime nagu lubama kõiki emotsioone ja leiame, kust need pärit on ja muudame seda mineviku mustrit, nagu ma alguses jagasin, et kui ma tegin selle oma hirmukriisi ajal rännakut, ma avastasin, et kus mul on tulnud see, et kellelgi ei ole abi paluda ja siis muutsin selle ümber jällegi oma kujutluses küll, aga alateaduse jaoks ei ole vahet, kas sa kujutad midagi ette või see juhtub päriselt, on ju. Ja kui sa oled selle uue pildi sinna sisestanud, siis nüüd sa julged nagu ka alateadlikult teistsuguseid valikuid teha või lubada seda teistsugust enda ellu, sest et isegi kui sul on midagi, mida sa ei taha, siis see vähemalt on tuttav ja turvaline, kui võrreldes sellega, et okei, ma nüüd lähen millessegi täiesti uude ja ma ei tea, mis saama hakkab, et parem las olla see vana tuttav ja turvaline, isegi kui see on halb. Sellepärast inimesed tihti ei tee ka muudatusi väga kergelt oma elus, enne kui ei ole suurt vajadust. Et nii ta kipub olema, jah, kas või endal. Palju neid rännakumeetodid üldse maailmas nagu on kokku, et minu arust ma olen kuulnud igast erinevaid rännakuid. Hästi paljude asjade kohta öeldakse rännak, et jah, et mina vahel täpsustangi, et ma teen Brandon Basie meetodil, siis on holistilisest nelikust tehakse seda sisemise lapse rännakut, võib-olla midagi veel, siis on teerännakud, on taimerännakud, on šamaanirännakud ja trummirännakud. Ja on tantsurännakud, mida mina teen. Ja tantsurännakud on ju. Et kõiki asju võib nimetada rännakuteks, sellepärast see ongi ju tegelikult see rännak enda sisse selline teekond, mis sa läbid selle mingi perioodi vältel, ma ei tea, siis pool tundi, tund aega, 2 tundi, 3 tundi, et sa nagu läbid mingi rännaku ühest punktist teise, sa jõuad nagu kuskile tavaliselt, et see nagu, jah, on niisugune nagu teekond, et sellepärast ma arvan, neid nimetataksegi rännakuteks. Mida saab selle meetodiga ära teha inimese jaoks? No sellega ei ole asja, mida sellega ära ei saa teha, aga kellega ma märkan seda, et kõige sügavamad muutused on ikkagi kui me räägime konkreetselt sellest Brandon Basie rännakumeetodist, et seal ma olen näinud kõige vägevamaid muutuseid siis, kui inimene ikkagi läheb ja julgeb üle pea kaela oma need tunded lõpuni tunda. Et need on mõnikord päris emotsionaalsed protsessid, kus on palju tugevaid emotsioone üleval. Aga see ei tähenda, et alati on vaja neid hästi tugevaid emotsioone tunda selleks, et see toimiks. Aga jah, need, kus on mingid füüsilised tervenemised olnud kroonilistest valudest või foobiatest, on ju, et seal ikkagi inimesed sageli peavad mingi asjaga kohtuma, vähemalt selle meetodi puhul. Et sellest nagu läbi minna ja üle kirjutada ja ära vabastada see valu, mis on nagu meie kehas nendes rakkudes sees, nagu sa enne nimetasid, on ju rakumälus. Et mõnikord on see vaja lihtsalt välja nutta või läbi väriseda, on ju, et vabastada seda. Et neid meetodid on palju ja see on nagu üks viis. Ja mina olen seda nagu hästi palju oma ellu kaasa võtnud, seda tunnete lubamist. Et see on nagu mu elu muutnud väga palju värvilisemaks, elavamaks. Nüüd, kui inimesed tahavad lugeda sinu blogi ja nendest meetoditest, et kus leiab infot? Ja www.rahutaru.ee on minu veebiaadress ja Facebookis on mul ka leht Rännak Marit Mesipuu. Ma ei ole küll sinna ammu postitanud, mul on võib-olla viimase poole aasta jooksul siuke sissepoole olemise periood olnud ja kõike muid tegemisi on nagu nii palju olnud, et ma ei ole seda prioritiseerinud, aga sealt saab praegu lugeda
sellist vanemaid mõtteid ja saab, kuidas minuga ühendust saada, kui kellelgi, nagu keegi tunneb nagu seda kutset. Ja need postitused on kõik väga, väga kuidagi väärtuslikud ja nagu loovad, et soovitan lugeda. Ja viimane küsimus tegelikult sulle mulle nüüd, jah, mul ongi nüüd otsa saanud küsimust. Ja. Et kes on sinu jaoks aus naine? See käis tegelikult siit vestlusest läbi juba. Minu jaoks on aus naine see, kes on ise endaga aus alguses. Et ta ei vaata mööda mingitest osadest endast. Et ta on nagu aus ise endaga alustuseks ja siis see kiirgab ka väljapoole. Et see aktsepteeriv ausus, julgus nagu aktsepteerida ka oma neid varjupooli, tumedaid kohti, mis meis kõigis on. See on minu jaoks ausus. Just. Eks see podcast ka kuidagi seda edendab ja kuidagi seda poolt tahab tuua, et inimesed läheksid neid varjupooli endast siis uudistama ja uurima ja seda just nimelt kaastundlikult ja armastavalt ja tervendavalt iseenda suhtes, nii et kuulajad, mina soovin teile mõnusat kulgemist, olemist ja tahad miskit lisada? Tahan lisada veel tegelikult üks hästi oluline asi, mis ma tahan siia lõppu lisada, et kokku võtta selle, tulla ringiga algusesse tagasi. Et kui keegi on praegu sellises kohas, et on keeruline, siis saada oma need abipalved teele ja ära jää üksinda, sellepärast et nii paljud inimesed jäävad üksinda. Et hästi oluline, meil see tervenemine ei toimu kunagi üksinduses. Meil on vaja teisi inimesi, me ei saa üksinda, iseenda terapeut ei saa olla. Et ei tohi üksinda jääda, ükskõik kes see on, kelle sa leiad ja kui kedagi ei ole, siis alustuseks lihtsalt saada see abipalve universumisse ja siis pärast lihtsalt ära unustada tänada. No vot, selline see saade sai, nii et mina väga tänan, Marit, et sa tulid ja teile ka kuulajad, et te kuulasite lõpuni ja olite selle vestluse meiega ja soovin teile mõnusat kulgemist ja järgmiste ägedate saadeteni, nii et tšau! Desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you